Tere hommikut ja tänan kutse eest, lugupeetud kohalviibijad, et võita järgmine 10, on ühel riigil vaja väga head infrastruktuuri. Kvaliteetset infrastruktuuri, aga kindlasti ka innovaatilist ja tulevikku vaatavat infrastruktuuri. Nii nagu Telia siin oma reklaami peal kujutab binoklit, siis tegelikult sul peab olema pikem vaade, isegi pikem kui 10 aastat, et sa investeeriksid õieti tehnoloogiatesse. Ja infrastruktuuriga on Eestis niimoodi, et ma ühtin siin täiesti Ülo Kaasikuga, et me oleme tegelikult investeerinud väga jõudsalt ja meie seis on hea. Aga küsimus on, kuidas sa võimendad seda infrastruktuuri omavahel ja võtad sealt efektiivsuse ja tootlikkuse välja. Kui rääkida 3 suuremast infrastruktuuri ärist, siis kui te vaatate ärivaldkondadena, nende mõju tegelikult majandusel on väga suur. Logistikal ligi 18% SKT-st, see on üsna värsked andmed. Info- ja telekommunikatsioonisektor 6 ja energeetika majandus 10. Ma keskenduksin täna rohkem logistikale, IKT-le ja nende vahelisele võimendusele ja peatuksin võib-olla kõigepealt logistika infrastruktuuril. Ja logistika ise tegelikult baseerubki sellisel ahela teoorial ja ahela juhtimisel, kui te olete viimasel ajal päris palju kuulnud tarnejuhtimise ahelast, siis logistika infrastruktuuri moodustab 4 transpordiliiki ja seal peal siis on nii-öelda järgmised tasandid. Aga iseenesest tema ongi just nimelt selline ahel ja omavaheline võimendus ja selline protsessivaade. Lühidalt enne, kui minna selle võimaluste ja võimenduste juurde, ma peatuks teie lahkel loal sellel 4 transpordiliigil. Ja kõigepealt meeletuletuseks meile kõigile, et tegelikult meil Eestis on 196 sadamat registris, millest 47 on suursadamat ja 27 nendest kaubasadamat. Hästi on arenenud ka väikesadamate võrgustik. Teie lahkel loal ma korraks peatun Tallinna Sadamal meeletuletuseks, et meil on 5 suuremat ja 1 väike jahisadam. Meie visiooniks on saada uuendusmeelsemaks sadamaks Läänemerel ja äri teeme 4 valdkonnas. Reisijate äri, mis on tänaseks kõige suurem äri eelmisel aastal. Vedasime siin läbi meie vana sadama 10 miljonit reisijat. Kui vaadata Läänemere suuremaid sadamaid, mida on siis 30, siis oleme reisijate äris 3. kohal. Kaubaäris oleme 7. kohal 20 miljonise kaubaga. Kui reisijate äri kasvas, siis kaubaäri kahjuks jätkuvalt kuskil 10% raames väheneb. Ja kinnisvaras näeme suuri võimalusi, meil on Muuga ja Paldiski sadama ümber päris võimas tööstuspargi ala ja asume arendama vana sadama piirkonda, mida on siis 50 hektarit. Ja meie uus ärivaldkond, laevandus, kosub päris jõudsalt. Ja kui te vaatate mahtu, siis selle aasta prognoos on kuskil 2,3 miljonit reisijat tuleb ära vedada. See on päris suur maht. Selle äristart oli raske, aga ärina on ta väga pikk ja hea äri. Nii et need on need valdkonnad Tallinna Sadamas. Meil ei ole midagi häbeneda, kui me räägime infrastruktuurist, siis nii meil kui ka mõne meie heal konkurendil on väga kvaliteetne infrastruktuur. Muugal on 30 kaid, kõige suurem süvis 18 meetrit. Kui me räägime megatrendidest merenduses, siis üks megatrend on laevad lähevad aina suuremaks. Me võime vastu võtta kuni 350 meetri pikkuseid laevu, nii et kõik võimalused on olemas. Ka väga tubli sadam on Sillamäe sadam, uus infrastruktuur, samamoodi võimalused, väga korralikud. Nii et tõesti, see infra
on olemas. Lennutranspordist. Ka lennuvälju on meil registrist 12. Ilmselt see 34 rahvusvahelist otselendu on kevad-sügisene graafik, aga see on kasvavas trendis, me usume. Vähetähtis pole Tallinna lennujaama laiendus ja nende plaan on teha lennurada siis 3500 meetri pikkuseks ja see võimaldab võtta vastu väga võimsaid kargolainereid. Ma tean, et Tallinna lennujaam samamoodi planeerib suuremat fookust ka lennutranspordile, aga me kindlasti tahame koostöös siin käima panna uuesti pööringu äri, ehk võtaksime hea meelega vastu siin väga suuri reisilennukeid. Maanteetransport. Fakt ütleb seda, et Eestis on 16 000 ja enam kilomeetrit riigiteid, aga väga veel oluline on muidugi kogu infrastruktuuri juures rahvusvahelised ühendused ja meil on siis 9 rahvusvahelist piiripunkti. Jah, loomulikult oleks vajalik Eesti-siseselt Tallinn-Tartu maanteed, Tallinn-Pärnu maanteed, aga ma ütlen veel kord, rahvusvaheliste vedude koha pealt on meil infra väga hea. Raudteetransport. Siin te näete pikemaid regulaarliine, mis kunagi toimisid ja veel kord väga oluline on need rahvusvahelised ühendused. Täna on jäänud käima üks plokkrong Moskvasse nädalas ja üks plokkrong Kalugasse nädalas. Aga nagu te näete, infrastruktuuri mõttes on meil käinud nii Kasahstani kui Venemaa eri osadesse ja ka Musta mere äärde. Need on olnud regulaarliinid, nii et selles mõttes taaskord Eesti Raudtee on infra mõttes väga heas seisus ettevõtte, 2 võimast rahvusvahelist piirijaama, ka raudteed 2200 Eesti piires. Nii et infrastruktuur on heas korras. Ma tahaks samuti, nii nagu Siim Kallas, peatuda Rail Balticul. Ja Rail Baltic on kindlasti unikaalne võimalus ja nii kauba kui reisijate veo mõttes tuleviku projekt. Meie Tallinna Sadamas nii palju ei juurdle selle üle, et kuidas see trass täpselt jookseb, aga me usume, et siin on kauba jaoks võimalusi ja just üleeile kohtudes Helsingis ühe suurkliendiga toob ta välja selle, et tal oleks vajadus, me räägime Soome ekspordist, panna käima üks rong päevas ja pange tähele, seda tegelikult Türki. Nii et Rail Baltic, see pole ainult ots Varssavisse, et nagu te näete ka siin selle joonise pealt, me näeme selgelt vajadust liigutada kaupu Vahemere äärde, seal on väga huvitavad sihtriigid ja Soome pool ja Soome eksportöörid on sellest alternatiivist huvitatud, nii et ma usun, et see 5 miljonit kaupa ei ole mingi unelm. See on täiesti suur võimalus. Ja mis kindlasti on põnev, et kui me räägime Rail Balticu puhul 6 tunnist Tallinnast Varssavisse, siis on siin kindlasti võimalik paketeerida laev, rongpileteid, nii et ka reisijate vedu 1,5 miljonile reisijale on üsna reaalne. Kõik oleneb sellest paketeerimisvõimalusest. Mis teeb meie jaoks ehk Tallinna Sadama jaoks Rail Balticu väga huvitavaks, on nimelt see, et Muugal asub Eesti Raudtee väga võimas raudteejaam ja Muuga sadam oleks ideaalne pikendus Rail Balticu jaoks Soome, sest Muuga vastas asub Vuosaari sadam.
samuti 7 aastat tagasi tehtud investeering, väga heas korras ja ütleme, poole võimsusega täna kasutusel, ideaalne infra, ehk kui tekib nii-öelda tihedam Muuga-Voosaari vaheline liiklus uute laevadega, siis kindlasti võimendab ta kohe põhja-lõuna liiklust. Ja siit me jõuamegi ühtse logistikaaheliine nende samade koridorideni. Et kui vaadata Eestit, siis ega meil ei ole suurt luksust valida erinevate koridoride vahel. Kui me teame, et ida-lääne koridor osaliselt ei tööta teatud majanduspoliitilistel põhjustel, siis ma arvan, et hädavajalik on avada põhja-lõuna koridor. Ehk seesama Rail Baltic tulevikus annaks selle võimaluse ja juttu oli ka siin Arktika mereteest. Arktika mereteed töötatakse praegu välja. Soomlased usuvad sealt 3 miljoni tonni kauba liikumist ja ütleme, meie erilaev Botnikalt on küsitud pakkumist sellel mereteel jää lõhkumiseks. Ja see meretee ülevalt põhjast on 2500 meremiili lühem kui ümber India ja läbi Vahemere. Ja kui te panete turvalisuse juurde, siis ma arvan, et see meretee avaneb. Nii et selles suhtes lõuna-põhja koridori avamine on äärmiselt oluline. Ja nagu see nimetatud logistika ongi ahelaäri. Me teeme koostööd eri transpordiliikide vahel, aga väga oluline on koostöö meie terminalidega nii et, ja operaatoritega. Et siin oleme ära toonud mõned suuremad kliendid. Vopaxe on maailma üks suuremaid naftakäitlejaid. Transiidikeskus on meie enda suurim konteinerterminal Muugal. Aga ma tahan ka kinnitada, et sellised suured laevaliinid nagu Maersk ja MSC käivad regulaarselt Muugal ja K-Line, Transvenica, meie Paldiski sadamas, need on regulaarliinid, nii et tegelikult taaskord ühendused läänega ja ka idasadamatega on meil tegelikult väga-väga head. Oleks ainult rohkem kaupa, mida vedada. Aga teine huvitav infrastruktuur, mis peaks võimendama logistikat, on telko ja IT. Lihtsalt meeldetuletuseks meile, et meil tõepoolest on väga hea 4G katvusega maa. Ma usun oma võrgu leviala katvusega, see peaks olema eelmise aasta lõpu seisuga kõigi mobiilioperaatorite poolt 90-80% territooriumist, mis on Euroopa top 3 kindlasti. Meil on väga hea infrastruktuur. Nagu te näete, ka andmeside kasutajaid on Eestis ohtralt. Ehk see annab tegelikult sellise digitaalühiskonna võimenduse ja kui siia juurde panna meie rahvusvahelised optikaühendused, siia on ära toodud Telia kaablid, mida on siis 6 rahvusvahelist ühendust ja nende maht on absoluutselt piisav, pluss optilised ringid veel siin Eesti sees. See loobki selle, et meie oleme andnud 350 miljonit digiallkirja tänaseks päevaks. Ja mobiilideed kasutab üle 100 000 inimese. Ja viimane seis e-residentide puhul oli 18 000. Nii et need teenused ja rakendused, mis sellel IKT infral on nüüd võimalikuks saanud, on meid tõesti kindlalt Euroopa tippu lennutanud, kui mitte öelda, et me võime ennast benchmarkida maailmaga. Aga mis on need võimalused ja võimendused siis nende infrastruktuuride vahel? Kui päris aus olla, siis tõepoolest me peame siin tiba peeglisse vaatama ja ütleme, et ega infrastruktuuri me oleme nüüd investeerinud päris kõvasti, aga ega see digitaliseerituse tase näiteks ka logistika valdkonnas ikka väga kõrge ei ole. Et selle taga, kui seda targalt ja nutikalt teha,
õigete tehnoloogiatega ja õige protsessi järgi, siis ma usun, siin on palju tootlikkust ja efektiivsust peidus. Ja selleks oleme siin koostöös siis Eesti tarneahela juhtimise ühinguga käivitanud projekti Single Window. Selle nii-öelda katusorganisatsiooni all töötab nii Logistika- ja Transpordiassotsiatsioon kui ka Eesti Rahvusvaheliste Autovedude Assotsiatsioon kui ka ITL ehk Info- ja Telekommunikatsiooniettevõtete liit. Et me tõesti vaatame seda koos ja katsume leida kahe infra vahelise võimenduse ja konkreetselt Tallinna Sadam on siis käivitanud 2 pilooti eelmisel aastal. Üks on siis tark sadam veokitele, et me hakkame veokeid juhtima nii-öelda intelligentsemalt ja suunama neid nii Vanasadamasse kui tulevikuga Muugale läbi nii-öelda just nimelt digitaalsete rakendustega. Ja seda me proovime siis koostöös Eesti Rahvusvahelise Autovedude Liiduga teha. Ja oleme asunud kirjeldama logistika ahelat. Sa pead jälle selle protsessi ära kirjeldama ja siis digitaliseerima. Muidu võib juhtuda see, eks ole, et sa saad ühe digitaliseeritud pardaki, aga seda me teeme ka koos oma klientidega ja need on 2 niisugust pilooti, mis selgelt kiirust ja efektiivsust loovad. Nii et liigume sellise paberivaba logistika suunas. Sellepärast, et ees on tõsised väljakutsed. Kui nüüd vaadata logistika vaatevinklist, siis kindlasti peame meie logistikud arvestama e-kaubanduse arenguga. See on nüüd ärimudel, mis nõuab kiirust ja paindlikkust. Ja juba on hea näide, mitte ainult me ei räägi visioonist, vaid ma ei tea, kui palju te teate, aga Omniva tütar, Post11, on pannud käima väga tõsise logistilise teeninduse maailma suurimale online-ärile Alibaba e-kaubandusärile. Ja nii-öelda mini-hub on Eestisse juba tekkinud. Kui nüüd õnnestub seda võimendada, kui me oskame ära kasutada seda momentumit, siis kindlasti võib tekkida palju suurem hub siia Eestisse, kus siis veetakse kaupa kas siis meritsi või raudteed kaudu suurelt ette ja lennukitega kiirelt laiali, sest see hub peaks teenindama kogu Põhja-Euroopat. Nii et see annab tegelikult meile logistikutele väga, väga olulise võimenduse. Logistika ja tööstus 4.0. Ma usun, enamus teist teab, mis on tööstus 4.0. Lühidalt öeldes on see tööstuse digitaliseerimine. Ja veelgi enam, tööstus 4.0 räägib tööstuse minekust pilve. Merenduses täna juba katsetatakse mehitamata laevu. Autodest ja mehitamata bussidest olete kuulnud. Aga üha rohkem räägitakse ka mehitamata tehastest. Ja tehastest, mida juhitaksegi pilve kaudu, ehk tehnoloogilise pilvetehnoloogia kaudu. Nad ei asu üldse samas riigis. See tähendab seda, et sa ei pea oma tehast kogu aeg liigutama sinna, kus on odavam tööjõud, vaid seal ongi vähem tööjõudu ja ühel hetkel on see tehas mehitamata. See meile kui logistikutele on väga tõsine väljakutse. Kuidas äärmiselt kiirelt nii toorainet liigutada kui juba valmis kaupa, sest loomulikult te teate ju, et tootmisest väga suur osa, ühesõnaga ühe toote omahinnast on logistikakulu, see on mõnel puhul isegi 3-40%. Nii et tegelikult digitaliseerides tööstust on nende eeldus, et seal vastas on väga digitaalne logistikaahel. Kui ma nimetasin, et logistika põhiinfra baseerub 4 transpordiriigil, siis Hyperloop on
uus transpordiliik ja räägitakse 5. transpordiliigist ehk logistika 5.0-st ja tulles siin täna läbi jooksnud mõisteni Helsingi-Tallinna tunnel, siis ma arvan, et Hyperloop võib olla väga tõsine alternatiiv sellele. Miks? Ma ütlen kohe ära, et ma olen tibaskeptiline selles suhtes, et Hyperloop tehnoloogial suuremahulist kaupu saab liigutada, aga väikemahulist kaupa küll ja rohkem ta on mõeldud reisijate veoks. Et ta võib olla tõsine konkurent lennundusele, sest et Hyperloopi tehnoloogia viib Tallinnast Helsingisse 6 minutiga. Ja siin tasub tõesti vaadata, et mitte ei teki kaksiklinn, vaid töö käib juba valitsuste tasandil tõsine analüüs ka Stockholm ja Helsingi vahel. Ja seal on siis ka 20+ minutit ollakse kohal. Miks mitte Peterburg, miks mitte Riia. Ehk see loob, ma mõtlen mitte ainult äriinimestele, aga inimestel hoopis teissuguse globaalse vaate ja Hyperloopi tehnoloogia puhul, eriti kui me räägime reisijate veost, siis tunnel, selle diameeter on palju väiksem kui sellise suure klassikalise tunneli puhul. See tähendab seda, et seda on kordades odavam ehitada mere alt läbi ja teda pannakse ka jalgade peale maas, nii et ei ole välistatud, et ta hiljem jookseb mööda Rail Baltic trassi, kui ta osutub edukaks. Nii et selles mõttes ta on tõsine alternatiiv, eriti reisijate veol. Tema katsetused Nevada kõrbes käivad praegu ja läbirääkimised käivad kõikidel kontingentidel. Kui me tahame olla logistikas ja logistikaäris ja infraäris innovaatiline ja kiire, siis me peame selliste tehnoloogiliste uuendustega arvestama. Ja ma arvan, et väikeriigina, et võite järgmine 10, ega meil muud võimalust ei olegi, kui olla kiire, paindlik, väle ja tehnoloogiliselt hästi arenenud. Aitäh teile! Aitäh, Valdo! Ma korra tulen selle suure pildi juurde, mis kätkeb endas ka suuri infrastruktuuri objekte, sealhulgas Rail Balticut. Et kui me jätame märkimisväärse osa sellest realiseerimata, siis millised sektorid sina hinnangul kõige rohkem pihta saavad ja millised vähem, aga milline see võimalik laiem mõju on Eesti majandusele pärast seda, kui me oleme otsustanud, et me suuri infrastruktuuri objekte sellises mahus ei realiseeri? Ma arvan, kui me räägime ärist, siis ma tõin välja võimaluse kaubaärile ehk kargoärile. See järelikult jääb realiseerimata. Väga suures osas siis järelikult seda nii-öelda lõuna-põhja suunda ei ava. Ma arvan, et sellest kõva häälega muidugi pole räägitud, aga Rail Baltica puhul on kindlasti tegemist ka julgeolekuprojektiga. Sellest lihtsalt väga kõva häälega ei räägita. Ma usun, et see on juba julgeoleku küsimus. Ja ma tõin siiski välja, et siin on tehnoloogiad, mis sobivad inimestele reisimiseks, kas mitte seesama 6 tundi rongiga Varssavisse, ma usun, neid inimesi on, kes tahaks süüa rahulikult üks lõuna ja astuda Varssavis platvormile. Või siis, kui tekib see koridor, siis seesama Hyperloopi taolised tehnoloogiad, mida me täna veel kõiki ei tea, võivad selles, ma olen aru saanud, et see koridor on päris lai, võivad sinna samuti mahutuda. Nii et me tegelikult ei tunneta neid tuleviku võimalusi veel. Ma toon võib-olla selle näite oma eelmisest tööst, et kui me planeerisime 3G-d ja 4G-d, ehk see on siis andmesidetehnoloogia mobiilsides, siis me tegelikult ei osanud siukse mahu kasvuga arvestada. Et tegelikult kohe alguses.
et tuli kogu aeg mahtu lisada ja lisada ja lisada, et kui sa annad kliendile selle võimaluse, sa võimaldad midagi, siis sa täpselt kunagi ei tea, millised need kasutuse piirid õieti on. Ja siin on samasugune lugu, nii nagu Siim Kallas ütles, me ei oska ju täna prognoosida 20 aastat või 30 aastat ette, milline kaup või mis liigub nendel trassidel. Meil on aega veel üheks küsimuseks, et kui keegi soovib publikust kiire kommentaari, küsimuse, täpsustuse lisada, siis on see võimalus. Et tundub, et nii, palun, siin üks küsimus teisest reast. Heiki Põhi, Balti Veski. Te olete teine rääkija siin, või sa oled teine rääkija siin juba, kes räägib Rail Balticust, ka logistikast, aga Eestis on miniettevõtted ja mikroettevõtted, ehk et meil ei ole midagi vedada selle suure rongiga. Ehk täna tuleb Eestisse, ma arvan, 99% kaubaautodega ja see jääb ka niimoodi sellepärast, et meie tellime ühe kotikese, üks tellib teise aluse, kolmas tellib väikese pundi midagi ja meil ei ole võimalust kasutada raudteed, ehk et miks ei räägi täna keegi, see ei ole isegi küsimus teile, et miks ei räägi täna keegi ikkagi sellest 4-realisest teest. Sa ütlesid ka, et on hästi meil teedevõrguga. Jah, võrk on olemas, aga see võrk on eluohtlik, et kõige kindlam 5 surma saada on ikkagi ussisool praegu. Ja teine teema on see, et sellise tempoga, ka meie majandusinimesed peaksime utsitama ikkagi seda valitsust, et sellise tempoga Vene ajal alustasime, 20 aastaga jõudsime Vaidani, nüüd teine 20 aastat hakkab täis saama, on Kosel juba see teeots, et nii me sureme tegelikult välja. Ma olen teiega absoluutselt nõus. Tegelikult ma mainisin, et meil oleks vaja 4-realist nii Tartusse kui Pärnusse. Olen absoluutselt veendunud seda meelt, olen absoluutselt veendunud seda on vaja. Ja kui me vaatame leedulusi, kellel on 700 kilomeetrit 4-realist valmis ja mis meil on, eks ole, loomulikult jah, nad startasid seal Vene ajal juba. Autotranspordi alal ma asjatundja ei ole, aga ütlen, see transpordiliig on ja jääb just nimelt selleks, et olla paindlik, teenindada väiksemaid kliente ja ka nii palju, kui mina olen kuulnud, ka nemad muideks väga-väga jõudsalt arendavad oma tehnoloogiaid ja juba katsetavad mehitamata veokeid. Need tööd käivad. Ja siin meie koostööst ERAA-ga, ehk see on siis rahvusvaheline autoettevõtete assotsiatsioon, julgen teile öelda, et nad mõtlevad digitaalmaailmas üllatavalt hästi ja on oma mõtlemises väga kaugele jõudnud. Me ühte pilooti teeme koos. Nii et ma üldse seda ei välista. Pigem tuleb seda autotranspordi ala edasi arendada. Seal on muidugi üks väike aga. See on CO emiteerimine, et loomulikult keskkonna mõttes on vahe autotranspordi, raudtee ja merenduse vahel 10 korda. Ma selles mõttes, et 10 korda CO-d raudteetransport ja meretransport vähem paiskab õhku, nii et sealt tulevad omad nõuded ja selle trendiga tuleb ka arvestada. Aga ka autotehnoloogia ju areneb edasi, eks ole. Nii et nii ta on. Aitäh! Aitäh teile!